ja siis viidi meid selle autoga Pikale tänavale, Mustpeade majja. Kõik meie kompsudega pandi sinna maha ja seal oli palju meiesuguseid, no tähendab ümberasujaid. Seal siis ootasime ja öösel viidi meid rongi. Rongis oli muidugi üks kupee, mitte kupee, aga lihtsalt üks vahe. Oli meie päralt laste, 3 last ja ema, isa. Isa oli põhiliselt hobuste juures, teda ei olnud. Vend oli aastane, muidugi tegi kõik veel püksi. Isa käis veduri pealt vett toomas, et üldse natukenegi saaks neid loputada või kuidas. Ja nii me sõitsime Saksamaa poole. Piiri ületamine oli omaette ooper. Seal tehti hirmsat läbiotsimist. Venelased, Vene sõdurid nende täidipuu mütsidega haisesid pisikesed, niisugused junnid olid. Ja need, kõik kaup tuli välja viia. Kõik, mis oli bagaažis, kõik nad läbi sorisid. Aga meil ei olnud peeni kohvreid, ema oli pannud kõik kartulikottidesse, seal oli 4 väärisnahast kasukad tädile Saksamaale. Nemad tulid jõid jalaga niimoodi, et siin pole midagi, ei teinudki lahti midagi. Siis me mängisime keksu ja ma toetasin ühe saksa maja vastu, sealt tuli see perenaine, see võttis mind, lükkas niimoodi, üks mitte sakslane ei toeta minu maja vastu, see oli niivõrd, see oli hirmus lihtsalt. Ja nii, et nad ei sallinud meid üldse, seda oli näha. Aga me olime nii nagu praegused pagulased. 45. aasta veebruarikuus tuli rinne meile peale. Ja me saime 1 kuu aega seal kindlasti kosuda, nii et me olime kõik juba terved. Ja siis hakkasid juba sõdurid tulema ja ütles, et kas te ei taha lääne poole minna. Ja ema ütles, et mina ei lähe enam mitte kuskile. Aitab, ei lähe enam. Et kuhu meil minna on, kus meid oodatakse. Ja siis ühel hommikul hakkasid korraga lennukid pommitama. Saksa lennukid, millegi pärast Saksa eraldusmärkidega, seda meie mõisa või seda karjamõisa. Ja meie siin oli siis, kus meie elasime, kus need elanikud, siis oli suur küün, mis oli täis vilja, peksmata vilja. Ja siis üks kuur oli linasi täis, linakubusi. No suur ikka, mitte nii kogu kuur, aga see on ikka küün, ikka seal olid suured mõõtmed. Ja sinna viljaküüni kukkus 3 pommi. Ma olin parajasti akna peal ja muidugi vaatasime ikka, kuidas need, üks paar lennukit oli vist, ega ei olnud üks. Ja siis ma lendasin killud näkku ja lendasin niimoodi vastu ahju. See oli niuke õhusurve sellest pommist. Ja siis me kõik, ma ütlesin, nüüd nad pommitavad meid siin surnuks, et nüüd peab metsa jooksma. Siis pandi riided selga ja hakkasime metsa poole jooksma. Ja siis hakkasid nad meid kuulipildujatest ülevalt tulistama. Ma ei tea, nägid ju, et naised, lapsed, ma ei saa aru sellest üldse. Siis üks teine kord, meil oli see suur küünikatus ja nad igal pool käisid ja nuhkisid ja otsisid, ma ei tea mida. Ja leidsid ühe vana jahipüssi, roostes loksu ja see oli olnud selle perenaise laste püss, muide. Ja leidsid selle, teie hoiate siin püssi, teie tahate meile halbad, ainult niimoodi see jutt käis, jälle kõik rivisse ja nüüd laseme maha. Aga ma ütlen kõik tänu sellele, et ema oskas seda poola keelt juba nii palju. Ta oskas selgitada, et meie ei ole siin põhielanikud, et meie oleme siia tulnud sõjaga, et meie oleme hoopis sealt pärit. Ja oskas niimoodi välja rääkida, et meid maha ei lastud. Aga muidugi see ajamine sinna ritta ja see püssitoru ees seismine omaette, see oli ikka väga hea. On seal siis see laagri juhataja, üks keskealne vene naine ja
ema näitab pabereid, ei, nende paberitega me ei saa teid võtta, teil on ju Saksa pass. Hävitage see ära ja tulge ja öelge, et teil on sõdas kaduma läinud. Ja seda me emaga tegimegi. Mina pidin valvama ja ema tegi selle väga palju tükkideks ja viskas, nagu tol ajal oli moes, ega seal kempse põlnd oli üks niisuga auk, augul olid suured prussid peal ja seal all olid need väiksed vaglad. See oli kemps. Lapsi sinna ei saanud lasta, laps võis sisse kukkuda. Lapsed käisid siis niisama. Ja siis sinna meie Saksa kodakondsus läkski. Ja siis tuli onu hobuvankriga ja siis võttis meid peale ja viis meid ära. Ja siis oli meie suur reis lõppenud.